Tere tulemast Saatusratta kanalile. Minu nimi on Maili Aurora ning täna hakkame siis vaatama kaarte ning küsisin siis kaartide käest, et mida siis toob järgmised 3 kuud ning sul on võimalus kasutada siis enda intuitsiooni. Annan sulle valida 4 erineva grupi vahel. See pilt või see kaart, mis sind kõige rohkem enda poole tõmbab, siis see saabki olema sinu grupp, sinu sõnum siis järgnevaks 3 kuuks. Kõigepealt grupp number 1 on siis selline kaart. Grupp number 2. Grupp number 3. Ning grupp number 4. Sa näed kohe hetke pärast kõiki kaarte ka kõrvuti. Kui sa tunned, et sa tahad veel keskenduda, siis pane video hetkeks pausile ning tee seejärel enda valik. Kui valik on tehtud, siis siit selle video infokastist leiad sa ajatemplid. Ajatemplile peale vajutades hakkab sinu video või grupivalik siis mängima just õige koha pealt. Mina olen sinu eest tänulik ja soovin sulle ilusat lugemist. Tere tulemast grupp number 1. Sina valisid endale siis selle kaardi. Olen sulle eelnevalt juba kaardid ette seganud ning hakkan siis järjest neid võtma ja rääkima, mida need kaardid siis nii-öelda tahavad sulle öelda. Alustame üldisest energiast, et milline on see üldine energia järgneva 3 kuu jooksul. Ja tuli sulle siis 2 kaarti. Üks nendest kaartidest on mõõkade 4 ja teine nendest kaartidest on mõõkade 2. Ühesõnaga, üldine energia võib olla siis järgnevatel kuudel sul mõnevõrra pingeline. Sa võid tunda enda sees mingisugust rahutuse tunnet. Justkui midagi sa tunned ja midagi sa tajud, aga sa ei saa päris lõpuni aru, mis asi see on, mida sa täpselt peaksid tegema, tundma või mõtlema, et milline see teeots on õige või kuidas sa täpselt käituma pead. Samamoodi võivad sind väga segadusse ajada teised inimesed, nende käitumine ja nende tunded. Isegi sellist nagu tugevat väsimust näen siin sinu ees. Mis nagu lahendus ongi see, et sa pead hästi nagu enda sisetunnet usaldama. See võib olla nendel kuudel natuke keerulisem kui tavaliselt, kuid ikkagi see üldsõnum ongi see, et kui sa vaatad enda sisemusse, vaatad rahu ja vaatad armastusega, et siis sa leiad need vastused tegelikult enda seest, mitte kellegi teise käest. Nüüd järgmised 3 kuud, et küsisin ohtude kohta, et millised on ohud ja tuli sulle tulevad mõõgakaardid, kallis grupp number 1. Tuli siis kõigepealt mõõkade poisikaart sulle ja siis tuli ka mõõkade 6. Oht. Võid olla liiga impulsiivne, võid teha otsused liiga kiirelt, liiga kärsitult, ehk sa ei mõtle läbi, sa teed mingisuguse emotsiooni ajal, tunde ajal, võib-olla mingisuguse pahameele ajal. Ehk siis selline ratsionaalne mõtlemine kuhugi kaob ära vahepeal ja suutmatus edasi liikuda mingisugusest punktist või mingisugusest kohast. Et sa nagu tahad edasi minna ja sa ei saa millegi pärast. Nüüd võimaluste kaardid. Siin läheb juba asi paremaks. Kõigepealt tuli sulle siis müntide 3 ja siis tuli sulle tasakaalukaart. Võimalustena ma näen siin kellegagi mingisugust head koostöö tegemist. See on üldine lugemine, see võib ka tähendada sellist sisemist koostööd iseendaga või tõesti keegi annab sulle head nõu või sa kuidagi saad mingisuguse uue pakkumise, uue projekti, uue sõbra, mingi uus kontakt, mingi uus vaatenurk millelegi.
Nüüd tasakaal, et ongi, et kui siin on nagu sellist rahutust olnud, et siis ma tunnen, et sa nagu jõuad enda keskmesse, et sa saavutad mingisuguse kompromissi kellegagi või iseendaga. Ühesõnaga selline harmooniline lõpplahendus võiks siis siin nagu päevakorras olla sinu jaoks. Nüüd töökaartideks võtsin sulle Ingli tarokaardipakist 2 kaarti ja kõigepealt tuli sulle kaart õhk 7, mis ütlebki, et tööalaselt vajab miski sellist nagu ümberkujundamist, plaani muutmist või mingisugust leppimist millegagi. Kõik ei ole nii, nagu alguses tundub, ehk siis tööalaselt ma võin tajuda siin mingisugust takerdumist või lihtsalt millegi jaoks ei ole praegu kõige sobilikum aeg. Ja teiseks töökaardiks tuli sulle tuli 4 kaart. Ja tuli 4 ütleb tegelikult, et midagi sa lahendad lõpuks ikkagi, kui siin see esimene kaart ütles, et on nagu mingisugune halb ajastus, siis siin jällegi ütleb, et kõik laheneb hästi, et tuleb nagu mingisugune rahutunne millegi osas või saad midagi hästi positiivselt nagu ära lõpetatud või midagi nagu mingisugune uus lähenemine või uus ülesanne võib-olla. Uus nagu enda nägemus millegi osas, mida sa üldse tahad või mida sa pead lahti laskma. Ja võtsin sulle loomulikult ka armastuse ingli kaardipakist 2 kaarti, et mis siis armastuse inglid räägivad sulle järgmiseks 3 kuuks. Ja kõigepealt siis tuli sulle, et sul on ohutu armastada, et sa avaksid oma südame, oleksid valmis andma ja oleksid valmis vastu võtma, et läheksid avatud südamega siis millegi või kellegi suunas. Ja siis teiseks kaardiks tuli, et lase oma sõpradel või kellelgi lähedasel anda endale head nõu. Tegemist on üldise lugemisega, eks, et siin võib olla kõike. Ma mõtlen, et ma võtan sulle suhete kaardi veel. Võtaks siit selle teise kaardi tarokaardipaki ja vaatame, mida ütlevad tarokaardid sulle ka veel suhete kohta. Suhted järgmised 3 kuud. Grupp number 1. Mõõkade kuninganna ei saa sa nendest mõõkadest ei üle ega ümber, aga see on ikkagi, et sa pead esiteks iseennast kuulama ja sa pead olema hästi otsusekindel selles, mis valikud sa oled ise teinud elus, mida sa tegelikult tahad, mida sa pead ise tegema selleks, et kõik oleks harmoonias, et kõik oleks hästi. Sa pead ise tegema, sina oled alguspunkt. Ehk siis midagi pead sa ära tegema selle 3 kuu jooksul armastuse elus. Aitäh sulle, armas grupp number 1, see oli väike lugemine siis sel korral. Ole tubli. Tere tulemast grupp number 2 ja sina, kes sa valisid siis endale selle kaardi. Vaatame siis, mida kaardid räägivad, olen sulle need juba ette ära seganud ning alustame siis üldisest energiast järgmise 3 kuu jooksul. Ohoo! Kõigepealt tuleb sulle kaart poodu. Poodu ütleb seda, et sa võid tunda tugevat paigalseisu, et sa ripud seal pea alaspidi ja sa ei liigu edasi, sa ei liigu tagasi. Sa tunned väsimust, sa tunned stressi, sa tunned pinget mingisuguses elu osas. See tähendab, et nüüd igas elu osas on mingisugune seis, eks? Võib-olla mõnel on. Kuid igal juhul sa oled nagu nurka surutud. Kas keegi survestab sind või sa oled ise ennast pannud kuidagi sellisesse olukorda, kus on rahutus siis mingisuguses elu osas. Ja siis tuleb sulle üldiseks energiaks saatuse ratas ja saatuse ratas ütleb, et sinu õnneratas on nüüd küll sinu enda kätes. Vaata nüüd ise, mida sa peale hakkad. Kas sa tahad, et see asi sul läheks allapoole või ülespoole? Sa pead ise midagi ära tegema, aitab paigal seismisest, paigal tippumisest. Võtad ohjad enda kätesse. Nüüd tegelikult ma alati ütlen, et see on ülioluline, ma ei võtnud rohkem kaarte enne, aga see on ülioluline, mis tuleb alati peale saatuse ratta kaarti, kuigi ta ütleb, et su saatus on mingis mõttes lahtine millegi osas.
siis hästi palju tegelikult annab vihjeks, mis tuleb peale seda saatuseratta kaarti. nii et vaatame siis, mis tuleb peale saatuseratta kaarti. Kuhu potentsiaalselt on need asjad siis sul liikumas järgmise 3 kuu jooksul? Ja tuleb sulle müntide 10 kaart. See on suurepärane külluse kaart, selline läheduse kaart, kodu ja harmoonia kaart, et ta ikkagi ütleb, et potentsiaalselt lahendad need asjad enda kasuks ära. No suurepärane, et ühesõnaga mitte ei lähe allapoole, vaid ikka oled siin ülespoole teel. See sobib mulle väga hästi ja ma arvan, et see sobib sulle ka suurepäraselt. Ohud. Vaatame, millised tulevad ohud. Kõigepealt tuleb sulle mõõkade 4 ja siis tuleb sulle sauade 3. Sa ei tea, mida teha. Kaart ütleb ka seda, et tõmba oma nina nüüd ülesse. Ära vaata endale sinna varvaste peale, vaid vaata kaugemale. Näe suuremat plaani. Näe suuremat eesmärki, näe suuremat potentsiaali millegi osas või kellegi osas. Ära anna alla, isegi kui sa tunned mingisugust meeleheidet, kes teab, mis elu osas, sest tegemist on üldise lugemisega. Kuid ongi, et leia see rahu, leia see tasakaal, isegi läbi stressi, isegi läbi väsimuse, isegi läbi teadmatuse. Tee kõik selleks, et oleks rahu ja oleks armastus. Pane ennast hästi tundma ja pane ka inimesi enda ümber hästi tundma, sest nii lood sa suurepärast energiat ja suurepäraseid uusi võimalusi. Ühesõnaga, millegi pärast sa takerdud, ehk sa ei tea, mida teha või sa ei tea, mida valida või sa ei tea, mida otsustada. Kas see on õige, kuhu ma olen jõudnud täna? Kas see, kuhu ma edasi olen minemas, kas see on õige? Ühesõnaga, need on kõik need ohud, need on hästi tugevad hirmud tegelikult selle osas, mida sa tegema peaksid. Aga vaatame võimalusi. No vot, kõigepealt esimeseks võimaluse kaardiks on sulle tulnud mõõkade poiss. Mõõkade poiss ütleb seda, esiteks, et ära anna alla. Et sa jõuad küll, sa saad hakkama. Pead üksi midagi ära tegema. Isegi kui sa tunned, et sa tahad enda kõrvale kedagi või midagi, mis sind toetaks või kes sind aitaks, siis nüüd on aeg võtta enda kätte ohjad ja tõesti selg sirgu ajada ja ära teha midagi. Ja siis tuleb sulle siia maailmakaart. Maailm ütleb, et kõik võimalused on tegelikult võimalikud või kõik su soovid võivad täituda. See on väga hea õnnekaart, mis ütlebki, et leia sisemuses see õige tunne, mida ja kuidas sa tegelikult tahad, et sa saaksid selle endale. Võib tulla ette ka maailmakaart on tavaliselt nagu reisimise kaart või kuhugi sõitmise kaart või kuhugi minemise kaart. Nii et võib siis siin olla ka midagi seoses ühest kohast teise liikumisega, mis tõenäoliselt võib siis olla nagu positiivne, sest ta tuleb siia võimaluseks. Erinevad sellised kontaktid ja pakkumised on ka võimalikud. Nüüd võtsin töökaardid sulle ja kõigepealt tuli sulle maa 6 kaart. Ja maa 6 kaart ütleb seda, et on uued karjäärivõimalused osadel siis teist või tõesti mingisugune kasv või mingisugune muutus. Siin on ka laenude teema, tagasimaksmised, ühesõnaga kuidagi mingisugune rahavoog siin kusagil pidi nagu liigub. Ja saatuse ratas ütleb siin ka tegelikult tööasjade kohta, et on aeg positiivseteks muutusteks ja mingi olukord hakkab lahenema ja et õnn saab olema sinuga. Suurepärane. Ja armastuse kaardid. Kõigepealt töö ja karjäär, mis ütleb, et sinu armastuse elu mõjutab kuidagi
siis tööalane või rahaline siis selline seis või olek. ja tegemist on jällegi üldise lugemisega, nii et noh, võta siit kaasa kõik see, mis sa tunned, et sind päriselt täna kõnetab. ja siis teine kaart ütleb, et tema ongi see õige, mis siis siin on all kirjas, et sa oled juba selles elus kohanud oma õiget kaaslast. No kui sa oled suhtes, siis see on ju hea märk, et tõenäoliselt sa oled koos õige inimesega. või siis tõesti, et sa oled ristunud sellel eluteel kellegi väga õigega juba. ma võtaks siia ka sulle Taro kaardipakist, et mis armastuse kaardid sulle veel järgnevaks 3 kuuks tahavad öelda. grupp number 2. no kohe need 2 kaarti tahtsid tulla. väga hea energia. Kaarikate kuninganna ja mis meil siin veel on siis, müntide 7. kas sinul on kellegi vastu suured tunded või keegi väga-väga armastab sind? hoolib sinust. miski kasvab aeglaselt. kas see on mingisugune muutus või mingisugune tunnete teema või midagi tuleb aeglasemalt. aga üldine energia on siin hea. üldine energia on hea, kuid mul on niisugune tunne, et mõnikord on nagu raske meil tähele panna, mida maailm on meile andnud või mida maailm nagu tahab meile anda, aga mida me millegipärast ei pane tähele. nii et ma ütlekski, et ava oma silmad. Võt grupp number 2, selline lugemine sai sulle. ma soovin sulle ilusat kulgemist ja ilusat teed. kohtume taas varsti. ole tubli. tere tulemast, grupp number 3. sina valisid siis endale sellise mõtliku ja unistava inglikaardi. olen sulle siis eelnevalt juba kaardid ette seganud ning saame nüüd üheskoos vaadata, mis need 3 kuud siis endaga kaasa toovad ning alustame üldisest energiast. ahhaa, kõigepealt tuleb sulle siis maagikaart ja tema kõrvale tuleb mõõkade 8. nüüd sa näed, kuidas see naine on siin silmad kinni seotud ja mõõgad on ta ümber, ehk siis ta oleks nagu lukus, ta oleks nagu vangis. mingisuguses elu osas sa ei näe vastust. sa ei tea, mida edasi teha või sa ei tea, kuidas sellest olukorrast väljuda. tegelikult see on suure potentsiaali kaart, mis ütleb ka seda, et kui sa leiad selle tugevuse ja jõu, siis sa suudad kõikidest ahelatest ennast nii-öelda vabastada. isegi see esimene ja teine grupp, mul on tunne, et kõik nagu tunnevad siin lähiajal sellist nagu takerdumist millegi osas või mingid tagasilöögid või mingisugune teadmatus, suur teadmatus millegi osas. aga see teine kaart, see maagikaart, mis sulle tuli. sa võid saada mingisuguse olulise teate, sa võid saada mingisuguse olulise sõnumi. sellist kõrgemat või nagu jumalikku juhatust võib tulla sulle siin lähikuudel, taipamisi, arusaamisi võib-olla iseenda osas, iseenda soovide osas, mida sa võib-olla pole märganud, mida sa oled võib-olla ignoreerinud, sellepärast et võimalik, et just selle kaardi energia tõttu, mis siit tuleb, et sa oledki nagu olnud võib-olla kas millegi osas kurnatud, väsinud, pinget millegi osas on olnud. et siin on tugev potentsiaal, et mingisugune sõlm või pundar hakkab ilusti nagu lahti tagasi minema. aga ohud. ahhaa. kõigepealt tuleb sulle siis mõõkade, mis ta on meil, mõõkade 5.
nagu sa näed, pettumus. Keegi haavab teist, kumbki pole rahul. See võib olla isiklikus elus, tööalases elus, sõprussuhetes, kus iganes, mingisuguses suhte teemas. Et nagu selline nördimus. Siin võib olla 2 osapoolt, siin võib olla 3 osapoolt, siin võib olla 4 osapoolt. Ühesõnaga, kõik on nagu, mitte keegi pole rahul. Mitte keegi pole nagu õnnelik selle üle. Siin võib olla nagu mingisugune, kas siis tüli, mingisugune, tõesti, kui see on nagu ka kuidagi nagu töö või millegi sellega seoses, siis see võibki olla, et teen ja et ei saanud seda või ei tulnud seda või ei näinud seda või kuidas ma ei taibanud kohe. Ühesõnaga, ja mul on tunne, et kas sina oled kellelegi haiget tegemas või keegi sulle teeb millegagi haiget või nagu, et miski toob igatahes nagu kurvastust. Siis tuleb tähekaart. Tähekaart on üks ilusamaid kaarte selles taros, eks ole. Ma ütlen alati, et kui see tuleb, et siis see on nagu tähtedesse kirja pandud ja midagi väga ilusat ja midagi väga head, aga ta tuleb ohuna. Miks ta tuleb ohuna? Võib-olla sa oled ise mingisuguse võimaluse käest lasknud, midagi ilusat, midagi head. Võib-olla see tähendab hoopis seda, et sa arvasid, et sa tahad midagi. Et see on nii sinu jaoks ja siis tuli välja, et tegelikult see oli lihtsalt midagi sellist, mis nagu oli näiline või mis oli illusioon või siin tegelikult see kaart võib tähendada ka igatsust kellegi järele või millegi järele, et miks ta tuleb ohuna, et see on midagi ilusat, mida sul ei ole. Või oled ilma jäänud või kaotanud või võib-olla need käivad käsi käes, et oled kellestki ilma jäänud, millestki ilma jäänud. No nii on. See võib tulla sulle järgneva 3 kuu jooksul, aga ma ütlen alati, et ajatemplid selles kõrgemas maailmas on nii müstilised, et see võib ka tegelikult tähendada mingisugust lugu või perioodi, mis juba on olnud. Aga mis tulevad võimalusteks? Võimalusteks tuleb sulle sauade poiss. Ja siis tuleb sulle müntide poiss, et 2 sellist, jah, mõnes kaardipakis on nagu tüdrukupilt, et siin ongi nagu prints ja printsess, kes siis tegelikult mõlemad tervitavad midagi uut, uued kogemused, uued ettevõtmised, uued algatused, et sa oled valmis uueks selliseks ilusaks energiaks, sa oled valmis võtma vastu uusi väljakutseid. Võimalik, et sa ka tervened millestki, siin võib olla ka andestust, siin võib olla leppimist, siin võib olla, ühesõnaga kõike, mis on hea ja positiivne, mida sa tunned, et võib-olla läheb nagu vaja, et see kõik on võimalik siis justkui. Nüüd tööalaselt ei ole ka midagi halba. Vesi 3 kaart tuleb sulle kõigepealt ja vesi 3 kaart ütlebki, et võib toimuda nagu mingi muutus. Võimalik, et tahad mingisuguseid ka teadmisi nagu omandada või võib-olla töö juures saad mingisuguse uue asja, mida pead õppima, eks ole, hakkama. Või tõesti tunned, et see rutiin, eks ole, on nagu siukene muserdav, et tahad nagu kuidagi nagu ergutada oma nagu meeli ja mõtled välja, kuidas sul oleks nagu mõnusam ja ägedam seal tööl olla. Kui sa oled hetkel tööotsingutel, siis võib ka tulla häid uudiseid, sest armastajate kaart on sageli lepingute kaart, uued lepingud. Ühesõnaga, armastajad, ta on ikkagi selline nagu koostöö, hea selline energia, hea läbisaamine, head võimalused. Nii et
usu sellesse ja nii saab olema. Ja armastuse kaardipakist. Armastusasjades sa ära üldse muretse. Jah. Kõigepealt tuli sulle kaart, on ootamist väärt. Armastuse elus mängib praegu väga olulist rolli jumalik ajastus. Võib-olla, kui sa oled olnud vallaline, on olnud mingisugused segased ajad. Võib-olla, kui sa oled suhtes, on olnud ka mingisugust segadust või on tulemas segadust, et siis see kaart tahab sulle öelda, et oota nüüd veel natukene, et lase nendel energiatel natukene oma tööd teha ja kõik läheb hästi, sest sulle tuli siia kihlumise kaart ja kihlumise kaart ütleb seda, et sinu armastuse elu on üks aste, võib-olla mitu astet kõrgemale minemas. See on väga ilusa energiaga kaart, see on pühendumise kaart. Tõesti südame ja armastusega pühendumine. Nii et kui sa oled vallaline, siis see on väga hea märk. Kui sa oled suhtes, kui on olnud takistusi, see on ka hea märk. Et mõtle sellele, mis on päriselt tähtis ja päriselt oluline ja kõik läheb hästi. Et mingisugust sellist nagu head muutust on justkui tulemas. Aga vaatame korraks ka, et mida tarokaart ütleb sulle armastuse asjade kohta. Järgmised 3 kuud, grupp number 3. See kaart. No nii, tornikaart. Tornikaart võib siin tähendada seda, et midagi nagu lõpeb. See on üldine lugemine. Ma nüüd ei ütle, et kui sa oled suhtes, et siis see on läbi. Osadel juhtudel võib-olla see on nii, et midagi on ammendunud, kuid see võib tähendada ka seda, et mingi olukord lõpeb. Et aitab küll sellest. Teeme paremini. Alustame otsast peale. See kõik ei tööta. See ei toimi. Teeme teistmoodi. Teeme paremini. Ja tuleb siia kõrvale karikate kuninganna, mis tegelikult ütleb ikkagi, et veekaardid on üldse nagu voolu ja kõigega nagu kaasa minemine. Ehk siis võta see uus vastu. Uut energiat on vaja ja kuidagi igasugune selline vimm ja vaen ja selline nagu üksindus ja ahastus, see on vaja nagu maha matta, sest tegelikult midagi ilusat ja head on siin kusagil peidus või midagi uut on justkui nagu su teele tulemas. Aga selline sai siis sinu lugemine. Aitäh sulle, et sa oled olemas. Aitäh, et kuulasid seda videot. Soovin sulle kõik ilusat ja head ning näeme peagi uuesti. Tere tulemast, grupp number 4. Sina valisid endale siis selle ilusa kollase tooniga inglikaardi. Vaatame siis, mida räägivad kaardid sulle järgnevaks 3 kuuks. Olen nad juba sulle ette seganud, et aegu kokku hoida. Ja alustame siis üldisest energiast. Aha. Väga siukene kahetine energia, et nagu merelaine läheb sul siin see kõik. Ühest küljest siis on sulle tulnud keisrinna, mis on ju uue alguse kaart, eks ole. See kaart ikka alati ütlebki, et on positiivsete muutuste aeg, on aeg uut enda ellu vastu võtta, on uut sellist mõttelaadi vaja tervitada, mingisuguse uue sünd, eks ole, et seda see kõik siis räägib see kaart nii-öelda lühidalt. Ja siis tuleb sulle mõõkade 7. Mõõkade 7 on, ma ütlen sageli selline kavaluse kaart, eks ole, ta on nagu pätt, ta on nagu varas siin selle kaardi peal. Ehk siis, kas sa oled kellegi käest petta saanud? Võib-olla oled hoopis ise selles rollis olnud, et oled kedagi teist ise petnud. Ühesõnaga need maskid nagu langevad, aga siin on tuntavalt tajuda nagu ikkagi mingisugust sellist nagu valu millegi osas. Valu millegi osas. Ma pean vaatama korraks, et mis asi sellega on.
midagi ilusat, midagi potentsiaalset, väga harmoonilist ja kaunist tekitab nagu mingisuguse varingu. Mis iganes elu osas see on, aga miski ei lähe nii, nagu sa arvasid, et võiks minna. Aga samas see keisrinna ütleb siin, et uus algus, et justkui vaatame kohe hetke pärast, mis on võimaluste kaardid, aga enne seda vaatame ohukaardid. Ja ohukaardideks tuleb sulle kõigepealt siis müntide 8 ja maag. No nii, kallis, võib-olla sa oled siin soovinud saada nagu mingisugust kõrgemat juhatust või vastust või teadet või sõnumit või mingit märki. Ja ohunad ütlebki, et no sa ei näe seda märki või seda ei tule. Tõesti selline nagu ängi tunne millegi osas. Et sa teed nagu kõik või tahad nagu hästi, et oleks ja no ei näe või ei saa aru, kas oled sina pime või on keegi teine pime. Ja siis see teine kaart ütlebki, et nagu töö ja kõik selline üldse millegi tegemine läheb nagu keerulisemalt või väsid sa kiiremini ära, kui sa hakkad midagi tegema või tõesti kuidagi selline ohukaardid, nad on head kaardid tegelikult mõlemad, aga kui nad on ohud, siis nad keeravad ennast tagurpidi, et sellepärast see jutt on siin selline mul, et ühesõnaga miski ei tule nii hästi välja, kui sa võib-olla tahaksid või keegi ei hinda nagu mingit sinu oskust võib-olla nii nagu sina tahaksid või ühesõnaga teed ja ei tule välja nii, nagu sa tahad. Või ootad midagi ja seda ikka sinuni nagu ei jõua, et midagi siin sellega seoses, aga vaatame need võimalused sulle üle. Ma ütlesin, et hästi kahetine energia on sul lähikuudel. Üles ja alla, võib-olla sul emotsioonid ka kõiguvad, et tunned ennast hästi ja siis jälle nagu halvasti ja siis nagu oled nagu rõõmus ja siis oled jälle nagu siuke nukker ja väsinud. Et võimaluse kaardina. Mõõkade 4. Ta pöörab ennast tagurpidi, sest ta tuleb võimaluseks, et on tegelikult sa saad nagu, kui siin nagu need eelmised kaardid ütlesid, et sa nagu oled oodanud seda vastust ja seda ei tule, siis võimalusena ta ütleb, et ära anna millegi või kellegi osas alla ja see läheb paremini, kui sa oleksid iial osanud arvata või oodata. Ehk siis võimalusena. Anna endale võimalus või anna kellelegi võimalus, sest siia tuleb ka karikate ässakaart, mis on tõesti ka väga selline ilus kaart ja selline külluse kaart, armastuse kaart, lahenduste kaart, tuleb sellist nagu külluslikku energiat, positiivsust, selline tõe tunnistamine, arusaamine, taipamine, rahu tegemine, et kõik see siis tuleb praegu siit sulle välja. Tööalaselt tuleb sulle kõigepealt tuleässakaart ja tuleässakaart ütleb, et on uute põnevate võimaluste aeg, võib tulla sulle mingi uus hea mõte või pakkumine. Ühesõnaga, et ta kinnitab nagu, et edu millegi osas, mis on kas rahaga või tööga kuidagi seotud. Ja see kaart ütleb ka, et kui oled mõelnud midagi muuta, siis muuda just nüüd lähikuude jooksul või alusta vähemalt muutuse planeerimist. Ja siis maakuninganna, mina ütlen selle kaardi kohta ka, kui ta tuleb raha lugemises või karjääri lugemises, ta on rahakuninganna. Ehk siis võta väljakutsed vastu, need tasuvad ennast ära. Uute asjade tegemine, uutmoodi tegemine, absoluutselt võib ennast väga soodsalt ära tasuda siin lähiajal. Ja armastuse hingikaardid siis lõpetuseks. Kõigepealt ütleb, et vabasta kontroll, lase asjadel kuidagi lihtsalt nagu kergusega minna ja kergusega nagu kujuneda kuidagi, et
Ära püüa kontrollida teist inimest ja tema tundeid või ära püüa kontrollida seda, mida sa ei saa kontrollida ja usalda elu, et see, mida või keda on sulle siia ellu antud, et see on põhjusega sinu teele saadetud. On see õppetund või on see midagi ilusamat ja suuremat? Lase nagu vabaks. Ja sellel hetkel, kui sa tunned enda sees sellist nagu rahu ja kergust, siis laheneb kõik kõige paremal viisil. Ja kui sa oled vallaline, siis ära püüagi üldse otsida endale kedagi. No näiteks tutvumisportaalid või äpid et ma lähengi selle mõttega, et kedagi kohata kusagile. Unusta kõik see ära, vabasta see kontroll, et sul on vaja või et sa tahad. Ja siis tuleb sulle siia past life relationship, et eelmisest elust siis mingi suhe, võib-olla mis on sul pooleli jäänud või kedagi, keda sa juba tunned eelmisest elust või võib-olla kui sa oled suhtes, siis võib-olla see on väga-väga-väga oluline suhe. Võib-olla mõne inimese jaoks see sõnum tulebki just õigel ajal, et ära anna alla, võitle. Ja kui sa oled vallaline, siis ära üldse muretse ära üldse muretse, et kõik läheb kõige paremini, ma olen täiesti kindel. Kas nüüd just selle 3 kuu jooksul ma ütlen, et see universumi aeg on nii müstiline. Vaatame, mida tarokaart ütleb sulle lähitulevikuks siin armastuse kohta. Ma ei ütlegi nagu 3 kuud praegu, vaid ütleme lähitulevik kuni pool aastat. Grupp number 4. Müntide poisikaart. Keegi on tulemas sinu poole. Või midagi head on siin tulemas sinu poole. Hierofant ka selline nagu, ma ütlen alati nagu kõrgem niisugune. Sõprus mängib olulist rolli. Väga ilus siuke armastuse ja külluse energia. Nii et vabasta mured, vabasta kontrollimine ja kõik läheb väga hästi. Aitäh sulle, armas, ja ilusat olemist sulle!